täna on meie juures Ranno, kes on bassilaulja ja sisulooja. Ta on mul esimest korda bowlingutrennis. Tere, Ranno! Tere! Tervist! Väga mõnus madal hääl. Nii madala häälega bowlingmängijat ei ole mul trennis veel käinud. Äkki see on Eesti parimaks. Aga esimene küsimus, kui palju oled sina bowlingut üldsegi mänginud ja millal sa viimati bowlingut mängisid? Ma arvan, et eelmine sügis siis 2025 mängisin ja see on ka lihtsalt töökaaslastega niisama. Istud maha, sööd friikaid ja viskan natukene bowli. Ühesõnaga kord kvartalis käid nautimas kolleegidega bowlingu. Umbes niimoodi, jah. Mina olen bowlingu tegelenud 22-23 aastat ka professionaalselt. Et täna me teeme siis selgeks sellised põhitõed sulle. Aga number 1, kuidas siis valida endale bowlingupalli? Et lähme vaatame sealt pallihoidlast. Tähtis on mitte raskus, vaid pöidlauk peaks olema enam-vähem paras. Et kui on pöidlauk liiga väike, siis võib pall kätte kinni jääda. Kui on liiga suur, see on 15 number, kui on liiga suur, siis me peame palli liiga palju käes hoidma. Ehk siis leiame sulle, vaatame korraks su pöialt. Vaatame korraks number 12 pall. Nii, see on natuke suur näiteks, see pöidlauk. Võtame natuke väike. Ma ei olegi nii maamees vist, noh. No täpselt, et rohkem maal aega võtta. Nii, pöial läheb alati lõpuni sisse. Okei, see on parem. Ja keskmised 2 sõrme. Keskmised 2 sõrme, jah. Niimoodi, jah, muidugi. Võtame siis selle 11 raskus 11 pallid sulle. Nii, aga lähme siis hääle. No nii. Nagu ma nägin, et paljud uued mängijad tahavad nende 2 sõrmega palli kätte võtta ja pöidlaga. Tegelikult on keskmised siis 2 sõrme. Need paneme siis saalipallidel kuni teise sõrme lülini sisse ja pöial peaks nüüd minema lõpuni. Et ei jäta nagu poole peale. See on nüüd kõige tähtsam. Ega äkki mul jääb pöial kinni, jah? Ei, see pöidlauk on tegelikult sulle isegi suur veel. Proovi korraks kätte võtta, nii nagu ma näitasin. Ja siis lähen niimoodi. Jah, võtta praegu, proovi lihtsalt kätte võtta, nii nagu ma ütlesin. Lase nagu korraks rippuma pall kõrval. Jah, väga hea. Okei, aga võid praegu palli siis ära panna. Ma näitan sulle siis esimese harjutus ette. Nii, tule minuga kaasa. Nii, esimene jalg sirgeks. Full sirgeks. Tagumine sükke 45 kraadi. Nii. Okei, siis natuke kalluta minu poole. Võt nii. Ja nüüd pendeldame 3 korda niimoodi. Õlakõrgus, 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 õlakõrgus ja siis lased pallil lihtsalt minna. Ja, tubli. Proovime veel. Ta peab otse ka ju minema. Ta alguses ei pea sinna korrikat minema. See on praegu, et harjutame sulle seda õiget iset sisse, mis on vaba. No see on täiesti teine asi, mis ma olen teinud niimoodi, olen siin niimoodi ja siis panen niimoodi. Jaa, aga trenni lõpus me teemegi sammudega. Alustame koha peal. Väga hea, järgmisega juba 2 tuleb ära ju. Ja aga ma pean ikkagi kuidagi... Miks ta mul otse ei lähe, see viimane moment? See ei ole praegu üldse tähtis. Ei ole teema praegu, jah. Jõuame selleni. Teeme nii. Otse. 45. 45, voh. Natukene püsti. 1, 2, 3. Tubli. Vaata seda. Ja vot niimoodi käivad need asjad, noh. Tubli. Kuigi jah, praegu on harjutusel, meil ei ole tulemust tähtis. Nii, teeme ühe viske teeme veel koha pealt, siis lähme edasi. Võib vist rahule jääda. Nii, ja selle viske põhimõte ongi bowlingus see, et kui sa viskad jõuga, sa kasutad liiga palju lihasjõudu ja see on iga päev erinev. Kui sa kasutad gravitatsiooni ära, see on iga päev sama. See on täpselt nagu laulmises isegi. Tegelikult sa ärkad üles, hakkad katsetama, soojendama üles. Siis tunned, et täna on hääl rohkem siin. Võib-olla on hoopis siin või kuskil siin. Päriselt. Täpselt sama jutt. Nii, aga lähme siis teeme järgmise harjutuse sinuga. Teeme veel koha pealt. Tubli. Oluline ongi seda keskmist kurikat vaata seal tabada. Nii, kuidas sul selle viskega tunne on? Kas tahad veel lisata või läheme sammude juurde?
Lähme sammude juurde. Sammude juurde, davai. Nii, nüüd on natuke keerulisem osa. Visatakse 5 sammuga. Alustame samamoodi puusa kõrguselt. Nüüd esimene samm vasaku jalaga ja lõpetame ka vasaku jalaga. Esimene samm meil ei toimu palliga mitte midagi. 2 ja kolmandaga tuleme vaikselt alla ja siis läheb ise automaatselt lõpuni. Nii, näitan ühe sulle ette ka ja siis teeme koos läbi. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Okei. Nii, võtame palli kätte. Aga palun, sinu bowlingu karjäär algab nüüd. Ja, 1, 2, 3, 4. Nii, sinul oli praegu nii, sa tegid 1, 2 ja kolmandaga alles tõstsid. Sa pead varem tooma palli. Juba teise ajal. Jaa. Oota, kas kolmanda ajal kolmanda ajal jõuangi praegu? Et esimene samm on siin, teisega ta tuleb nii, oota, teeme läbi. 1 tuleb ette, 2 ja kolmandaga tuleb alla juba. Kolmandaga liigub alla, jah. Varem natukene, okei. No nii, ja tuleb esimene ooperi bowlingu ise. 1, 2, 3, 4, 5 ja see on strike. Mitte. Ma arvan, et nüüd need ooperi harjutamised või ma ei tea, kuidas seda öeldakse, et peate nüüd bowlingus hakkama tegema, ma arvan. Ma arvan, et mul need töökaaslased naeraks mu välja lihtsalt sel hetkel. Ei tea, võib-olla tuleb neil ka pisik sisse. Kindlasti. 1, 2, 3, 4, 5. No, tuleb strike. Ja see... Peaaegu. No peaaegu. Lihtsalt vint on puudu. Otse visates vaata jääbki tavaliselt midagi kogu aeg püsti. Et kui strike tuleb, see on nagu, ütleme nii, et suuresti õnne peale. Ja muidu visatakse vindiga, kui oled näinud, ma ei tea. Olen vaatanud küll. Vindiga visatakse sellepärast, et kui ta õigesele sisenemisnurga teeb kurikatesse, siis ta lööb põhimõtteliselt... Ta lööb mingi niimoodi. Ja, siis ta lööb kurikad nagu peaaegu 100% tõenusega maha. No otse minnes on täiesti lakkide lakk, jah. Saan aru sellest, jah. Aga sinuga keskendume selle otse viski peale. Et praegu on sul siis 5 sammu vise olemas, enam-vähem algaja kohta ajastus on ka paigas ja oleme siis strike'i ahil veel. Teeme nii. Sellise asja võtame natuke sihtimisega ette sulle, et praegu sa seisad siin, et kurikate sihtimine on algajatel selline tavapärane, aga kurikaid sihtida on siis natukene paha, sest need on liiga kaugel. Vaata, sa näed siin raja keskel on sellised mustad noolekesed. Neid kasutatakse suuresti siis sihtimiseks. Sina praegu seisad niimoodi, et põhimõtteliselt pall ja nii-öelda parem käsi on siis keskjoone peal. Sinu silmad võiks olla selle keskmise kolmnurga peal, keskmine nool. Ehk sina proovid sellest üle veeretada, ära kurikate peal isegi mõtle ja võtta see sihk ette, silmad on seal. Nii keskel. Nii, ja nüüd oled ise. 1, 2, 3, 4, 5. Ai. No ma nagu olin seal, aga see peab ikka väga täpselt olema. Nii, aga ei. Nüüd on meil järgmine asi. Sa alustad siit. Praegu su ise on selline, et sa tuled kehast kaugelt. Seda me praegu muutma ei hakka. Muudame jalgade asukohta. Kui sa tuled jalgadega nüüd vasaku jalaga siia, siis ta peaks keskele minema tõenäoliselt. Et muudame algasukohta nüüd. Ai, ikka täpselt sama viga. Täiesti ise. Hästi siuke loomulikul viisil peab pall liikuma. Okei, ma panin liiga palju jõudu sisse sellesse. Või siis ta tahab seda ikka madalat häält kuulda, kurikad. Davai. Äkki. Ops, tuleb. Väga lähedal, aga väga hea vise. See oli haige, kuidas see üks jääb nagu... See on otse mis see loogika on? Otse visates jääbki paraku suure tõenäosusega midagi püsti. Aga sa mõtled, et nad on nii tihedalt seal koos, et nad ju võiks kukkuda maha, aga noh. Ma sain tutorialist sain. Vot, tuleb äkki.
Jess! Tuli. Põmaki. Uuesti. Olemas. See oli ilus. Ma ei tea, mul on väga hea tunne, et ma sain mingigi tehnika nüüd sisse, et mis ma varem tegin, ma alustasin varem lihtsalt niimoodi. Läksin lihtsalt niimoodi ja tegin niimoodi. Ja nüüd ma tean, miks ma pean alustama näiteks niimoodi. Nii, olen siin, hoian vasakuga palli, 5 sammu, esimene, teine, kolmanda ajal olen juba siin ja 5 ja siis pean jälgima seda 3 nurka sealt ja ongi kõik. See on praegu minu jaoks see, mida mina suudan teha. Ainu? Lihtne värk, aga aitäh sulle. Ja, aitäh sulle. Ja ma arvan, et me näeme Eesti meistrivõistlustel. Vot nii. Nii, Rannoga on meil siis bowlingutrenn läbi. Temale tegime siis sellise otseviske algkoolituse ka mega kiire tempoga. Ranno oli väga tubli, nagu ta näitas, et tema sammudest ega viskest midagi ei teadnud. Ja me saime siin palju me aega veetsime. Saime sammud paika, viske äesse paika ja saime ka straigi lõpuks. Nii et aitäh su, Ranno, väga tubli olid. Aitäh sulle. Aitäh tulemast. Näeme meistrivõistlustel. Näeme meistrivõistlustel ja olümpial.